Metsloomad tunnevad ennast linnas üha mugavamalt, mõned rebase mammad on isegi jäädavalt linna kolinud ja oma pesakonnad siin ka ilmale toonud. Loomulikult ei tea seesugused uusasunikud metsaelust midagi ning peavad linnaruumi oma päris koduks. Enamasti kohtab metsloomi ikka äärelinnas, vahest satuvad nad ka siia kesklinna ja see eilne rebase poiss tuli just mööda seda Kaarli puiestee ülekäigurada siit üle tee ja läks Toompeale. Kuidas Reinu Vader maja katusele sai, pole teada, aga seal ta oli. Rüütli tänaval maja number 28 katusel ringi luusimas. Samas majas asub reisibüroo, mille pea raamatupidaja rebast aknast nähes esialgu lausa ära ehmus. Õnneks oli fotoaparaat käepärast võtta ja pildid oma jutu tõestuseks saidki tehtud. Tõenäoliselt sattus uudishimulik rebane katusele Kikendi köki juures olevalt muldvallilt. Katuselt alla tulemiseks aga loomakesel enam mõistust polnud ja nüüd oli vaja juba päästjate abi. No selle rebasega läks niimoodi, et päästjad toimetasid ta sealt katuselt alla ja viisid ta siis metsa tagasi. See Reinu Vader paistis päris selline terve ja kõbus olema. Linna eksinud või hädas loomad annavad päästjatele aina rohkem tööd. Vähemalt siin Tallinnas ja Harjumaal moodustavad need päästekutsed, mis on seotud lindude ja loomadega umbes ligemale 20% kõikidest väljakutsetest. Et enamasti on päästjad sunnitud välja minema siis kajakate, vareste, kõikvõimalike selliste lindude peale, kellel inimesed siis päästjad kutsuvad, et rebased on suhteliselt harv nähtus. Kassid on ka üks suur peavalu. No kassidega on niimoodi, et ega ükski kass ei ole meie teada vähemalt puuotsa kunagi ära surnud, aga kui loom tõesti nüüd vähemalt nädal aega puuotsas on ja sealt mitte kuidagi alla ei saa, et siis maksab ikkagi päästjad kutsuda. Pealinna tuletõrjujad said möödunud aastal kokku 4316 päästekutset. Neist lindude ja loomadega olid seotud 698. Tänavu on loomadega juhtumitele reageeritud juba üle 700 korra. Aasta pole veel aga kaugeltki läbi.